No nii, tervist head discgolfi-sõbrad, mina olen Jan-Martin. Ja minu nimi on Roger ja täna oleme siin Harjumaal Sütiste pargis. Mis me teeme? Ma arvan, et täna viskame puttereid. Teeme natuke platsitrenni, vaatame, kuidas nad lendavad ja kas me neid visata üldse oskame. Jah, vaatame, mis saab. No nii, Jan, mis kettaid me viskame? No nii, täna mul valikus 4 ketast. Esimeseks siis uus Shogun. Seda ma kasutan hetkel puttimiseks, aga vaatame, kuidas ta lendab. Siis on mul uus Discmania P2 D-Line, Flex 2 siis, vaatame, kuidas see lendab. Siis on mul üks X-Out P-Line P3X, et see on natuke kangem. Ja siis neljandaks on mul üks P1, mis on Soft P-Line Maniac stambiga. Niisugune sisse mängitud, sellised need kettad mul on. Nii, ja meil on veel valikus siis eestlaste rahvusputter Medium Pure. Vaatame, kuidas see läheb, see on väga sisse mängitud, nii et ta on juba üsna alastabiilne. Siis meil on nii-öelda puttimisplastikus klassikaline Petsi Luna. Üsna vähe, paar korda ainult putitud, võrdlemisi uus. Vaatame, mis see ilusa Rainbow Stambiga Luna endas kujutab. Siis meil on Eesti oma tootjate poolt Sparrow. Ilusa Eesti Vabariik 103 stambiga kenasti, see on medium plastikust, peaks sirgelt lendama. Ja siis maailmameister James Conradi isiklik, küll mitte jah, tema oma, aga vana hea Enmi, millega visati siis see klassikaline maailma tuntud vise, mida me kõik teame. Nii et lähme vaatame, kuidas need kettad lendavad. Päris hästi lendas, et siuke üsna stabiilne. P1. Okei. Sirge. Nüüd P3X. Okei, selle visketugevuse juures ei olnud tal mingit plaani pöörata ennast üle, nii stabiilne. Nüüd P2. Ühesõnaga, mu visked olid väga keskpärased. Ja ma ei tea, väga erinevusi võiks öelda, see P3X oli võibolla suht stabiilsem kui teised putterid. Aga üsna sirge, ennustatav lend. Nii, võtame siis Rogeri kettad ka. Pure esimesena. Selle tõmbasin natuke ära, aga putter keeras üle. Nüüd läheb siis Disc Thrower. Okei, see oli esimene normaalne vise täna. Sooja pole näinud, aga nüüd saabki soojaks. Võtame siis Holy Shot ketta. Lendab küll. Sellel kettal glide jagub ja üsna sisse mängitud ka. Ei tahtnudki tagasi tulla. Ja nüüd siis Luna. Vaatame, kas ilus tämp läheb ka ilusti korvi. Madal. Aga tundus veidi stabiilsem. No nii, P1. Okei, see on stabiilne. Läks arnutud välja. Vaatame nüüd P2 on võrdlemisi uus ka, nii et ta peaks olema võrdlemisi sirge. Oi, kui üle ma tõmban praegu. Aga klaidis sirgelt ja mul on siuke grip-lock praegu. Ehk siis, kui te YouTube videosid teete, siis tehke sooja ka enne. Mitte nagu meie. Nii, P3X. Oli või? Jah, see on P3X. No nii. Sirge maasikas, pargitud. Shogun. Ma pean oma visketehnikat muutma, et täpsemaks saada. No see tahtis lihtsalt vaikselt maha jõuda. Minu jaoks oleks see päris hea asi, millega läheneda.
Destroyeri Sparrow, vaatame. Ta on ka tegelikult üsna sirge. Ja jälle riplokk, midagi tuleb lõpus vasakule. Minu jaoks on sellel Sparrowil rimm natuke liigi sügav. Luna. No nii, nagu Petsile omaselt kiskus kohe korvi poole. Vaatame. James Conrad ja Envy peab vaikselt viskama. Jälle annukas jäi sisse. Ja pure puhul, kuna ma üritasin flatilt välja visata, siis ma tean, et ma pean viskama vasakule, see glaidib mul paremal ära, ta on piisavalt alakas. Ja noh, ma veel forseerisin annukaga ka ja mul on küll pure mugav käes visata, aga ma ütleks, et see B3X oli üllatavalt mugav viskamiseks minu jaoks, nii et jah, vaatame siis Janiga kokku, mis meie jaoks niisugused okeid putterid on. No nii, me tegime kaamera taga veel mõned visked ära ja selgunud on siis meie mõlema top 3. Alustame siis 3. kohast. Jan, mis su 3. kohta võtab? Minu 3. koha kettaks on siis üllataval kombel Destroyeri putter, mis lihtsalt istub käes väga hästi ja see konkreetne ketas ei ole sisse ka mängitud, ehk siis ta tundub niisugune kindel käes ja lendab ka hästi. Minu 3. kohaks on Envy Axiomi poolt maailmameistri James Conradi ketas. Miks ma selle valisin on see, et ma olen selle kunagi ostnud, sellepärast et ta pidavalt olema üks sirge ketas, mida just visata, mitte millega puttida. Ja ma olen seda üksjagu palju sisse mänginud ja minu jaoks ta on sirge eeldusel, et ei ole tugevat tuult. Nii, lähme teise koha juurde. No nii, teiseks kohaks siis tuleb Discmania Boost P2, et ta on käes täpselt sama mugav nagu P2 alati olnud on ja tal on hea sihuke glide ja üldiselt see siis sai mul teise koha. Ja ma pean Jan su käest seda ketast paluma, sest et ka minu tabelis võttis uus P2 teise koha. Olles seda nädala jagu kasutanud, isegi natuke vähem kui nädala jagu, siis mis mul oligi täpselt puudu putterite puhul on selline ketas, mida ma tean, et omab feidi või kui Haiseri alt välja visata, siis ta ei taha minu käe kiiruse puhul flipata sirgeks. Et ma tean, et ta selliste visati jaoks, kus on vaja lühemat maad, aga Haiseriga, et ta ikkagi natukene feidiks vasakule, siis minu jaoks on ta ka käes mugav. Nii et siis on B2. Nii, ja trummipõrin või ketikõlin, whatever siis selle video puhul. Esikoht? Esikoht minul siis uus Shogun. Lihtsalt sellepärast, et selle ketta glide on veel parem kui P2 oma ja ta on nõks alastabiilsem, kuid minu jaoks teeb seda just kontrollitavamaks. Lähenemisvisetel ma saan teda rohkem erinevate nurkade alt visata, et etteaimatav, hea glide'iga istub käes. Bead on all, ma eelistan beadiga puttereid, puttimise jaoks ideaalne. Minu esikoht, Shogun. No, palju õnne Shogunile. Ja minu esimese koha võtab pure, sellepärast et lihtsalt ma olen seda visanud nii kaua ja ta on mul banaan, ta on seest nii nõgus kui olla saab, et ta nagu kauss juba vaikselt ja ma tean, et ma pean seda välja viskama sellise 40-kraadise nurga all umbes Haiserist, et ta flipiks sirgeks ja kui mul on vaja näiteks sirget tunneli shotti, siis mul on 2 varianti, kas ma lähen passiga või ma võtan, kui ma tunnen, et mul on hea päev, ma võtan kindlasti pure, flipib sirgeks ja ma arvan, kuni 70 meetrit ma usaldan seda viskama ja ta istub mul käes nii mugavalt, ma olen juba pöidla ka siia sisse surunud endale, nii et minu jaoks on pure see, millega siis mina loobin. Vot nii, aga see ei tähenda, et sinu valikud peavad olema, mine katseta, hästi palju erinevaid puttereid on turul, leia endale lemmik. Ja plastikutüüpe on nii palju erinevaid ja just nüüd uued kettad on nii ilusad, et kindlasti tasub midagi kena ka omale soetada. Vot nii, kuulge, aga olge tublid järgmise videoni, minu nimi oli Roger. Mina olen Jan Martin. Ja meie oleme Majestic Disc Golfist, näeme siis järgmises videos. Tšau, plau!